Jeesuse võitmine Betaanias. 6 päeva enne paasapüha tuli Jeesus Betaaniasse. Seal elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. Jeesuse sõbrad kogunesid Siimone kotta, kus valmistati õhtusöök. Marta teenis külalisi. Kui Jeesus lauas istus, võttis Maarja pudelitäie selget, väga kallist nardisalvi, võidis sellega Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega. Terve maja täitus imehea lõhnaga. Üks Jeesuse jüngritest nimega Juudas Iskariot sai selle peale pahaseks ja ütles, milleks niisugune raiskamine? Selle salvi oleks võinud hulga raha eest ära müüa ning raha vaestele jagada. Jeesus aga vastas seepeale, jätke ta rahule. Salvi minu peale valades valmistas ta mind matmiseks ette. Vaeseid on alati teie juures, aga mind ei ole varsti enam. Tõesti, ma ütlen teile, et kus iganes seda evangeeliumi kuulutatakse, seal räägitakse ka tema mälestuseks seda, mis ta on teinud. Jeesuse külaskäik oli paljudesse kodudesse toonud suure õnnistuse. Jeesuse sõprade ringkonda kuulus ka Siimon, kes oli paranenud pidalitõvest. Samuti viibis seal Laatsarus, kelle Jeesus oli hauast välja toonud. Maarja tahtis Jeesusele tänu avaldada, võides teda nardisalviga, mille väärtus oli tavalise töölise aastapalk. Oma armastust väljendades ei arvestanud ta rahaga. Jeesus andis talle oma heakskiidu ja see tegu jäädvustati evangeeliumites. Piiblist võime sellest lugeda Mattiuse evangeeliumi 26. peatükist ja Johannese evangeeliumi 12. peatükist.